Kaua oodatud Lapins proovib on tulnud tagasi, tugevamana kui kunagi varem. Olen olnud juba mõnda aega puhkusel, aga on aeg saabuda piltilt. Ja nagu näha, olen pildis. Äraoldud ajal elatusin YouTuberi ametist ja nagu teada, siis suured rahad seal ei liigu, kuid mind on täiesti selgest taevast tabanud idee. Juumest läheb ülesse Martin Lapins ja alla tuleb ärimees. Nagu ärimehele kombeks on, mõtleb tema alati arengule ja nii ka mina. Tere, vabandage, et mul oleks teile siuke pakkumine siin, et mul Pariisis on siuksed connectionid on ja siis tahaks pakkuda teile uut peatust Pariisis. Et saaksite natuke laiendada enda seda sõiduteekonda. Mis arvate? Mul siuke hea pakkumine soolas, et 50 eurtsiga teeks teile selle Pariisis. Aga tema lähenes minu pakkumisele diplomaatilise vaikusega. Pidi võtma kasutusele ekstreemsemad meetmed. Jube vikalt ootame siin Pariisis, saaks palju kiiremini. Eduka turundaja omapära on sihikindlus ja sellest minul küll puudu ei jäänud. Tere, et küsimus teile, et nagu tuba ei tahaks, aga tahaks hotelli, et palju teil hotell maksab siin? Meil sellist stiili ei ole. Ei ole sellist stiili ja ma mõtlesin, see on ülihea koha peal ja ma tahaks ise enda väike startupi teha, et ma teen koerakamme ja siia oleks ideaalne koht, aga kahjuks jah, te jääte ette. Minu pakkumine oli liiga hea. Et ei lähe läbi või? Pidi võtma natukene tuure maha ja alustama väiksema diiliga. Et küsimus teile, et kuidas te suhtute koostöösse, koostööpartneritesse? Miks te küsite? No lihtsalt mind huvitavad, kuidas teie inimesena suhtute koostöösse? Hästi. Hästi suhtute? Oodake korra. Tere, vabandage. Küsimus teile, kuidas teie suhtute koostöösse? Koostöösse? Ja üleüldsegi nagu inimesena koostöösse? Hästi, väga hästi, ma tulen kohe tagasi. Mul oleks teile pakkumine, mul on seal äripind, et müüks teile natuke äripinda. Äripinda ei ole vaja. Ei ole laiendust vaja või? Ei ole, oota, ma tulen kohe tagasi. Ja niimoodi edasi-tagasi pendeldades üritasin osapooled kokkuleppele viia. Kuni lõpuks... No ma just rääkisin seal, et nagu soovitakse laiendada koostööpinda. Te ütlesite, et te ei soovi pinda. Seal soovitakse. Et no nüüd on siuke asi, et ma pean teid välja tõstma. Lööme käed. Väga hea. Saadud raha investeerisin arengusse ja rajasin oma enda välikontori. Nagu öeldakse, raha paneb rattad käima. Sain kontakte üle terve Euroopa ja niimoodi veetsin seal tunde ja raha lihtsalt voolas. Kuni lõpuks ärritusin müra peale ja otsustasin kurval meelel edasi minna. Kuid siis kukkumise pealt tuli startupi idee. See oli purgitäis edu, seda maistes mulle meenus, et tänu Fanta uuele kampaaniale on ka minul võimalus liituda nende turundustiimiga. Aga ainuke probleem on, et minu tööstaas on liiga väike, et nende kodulehel olla. Aga kõigepealt pean läbima kontrolli, et ma liiga vana ei näeks välja. Ja nagu näha, olen piisavalt nooruslik, et seda tööd teha. Kuna Fanta on minu eest juba toote loonud, siis mina pean kõigest sõna levitama. See tähendab, et on jällegi aeg tänavale minna. Et teha edukat turundust tuleb kindlasti kliendi tähelepanu tõmmata, mis küll mulle alguses hästi välja ei tulnud, aga minutitega oli asi juba käpas. Ja nad vaatasid, imetlesid, nende silmis oli puhas tulu. Kuid pika töö peale taipasin, et ma ei jõua üksinda piisavalt sõna levitada ja otsustasin palgata oma enda turundustiimi, kelle fookus oli sotsiaalmeedial ja eesmärk oli saada läbi teiste inimeste kanalite populaarsust. Excuse me. You gotta do it like this. And you take a selfie. Ja kohe hakkas tulema. Pilte tuli nagu seeni peale vihma. Läbi sotsiaalmeedia raha teenimine on siiski keeruline ja ma ei mõistnud, kuidas teenitud kasu rahaks teha. Ja seetõttu tundsin, nagu kivisein oleks ette tulnud. Kuid ajusopis oli siiski mul idee.
ärimees, kuidas su tuju on? Fantastiline! Fanta. Ja kui see reklaam eetrisse läks, tabas mind enneolematu edu. Raha pritsis nagu purskkaevu vett. Täna on pidupäev, sest minu tulevik on kindlustatud. Võiksin vabalt nüüdsest YouTuberi ameti maha panna, kuid seda ma ei tee, sest te vajate mind. Maailm vajab mind ja pealegi turg vajab mind. Milline võiks olla minu järgmine väljakutse? Kirjuta kommentaariumis. Võiksin vabalt nüüd hiljutise edu valguses puhkusele minna, aga ma ei lähe, sest ma pole vääriline. Ma olen teie vääriline, armsad vaatajad. Nii et varsti tuleb midagi ehedat. Olge valmis. Arvasite, et video sai läbi või? Tegelikult ei saanud. Kindlasti praegu teist palju mõtlevad, et mis asja, et ongi mingi koostöö video, sponsoreeritud video. Jah, oligi, Fantaga tegime koostööd, üüratult lõbus oli. Igatahes Fanta ongi nüüd nii kaugele enda asjad viinud, et nemad annavad turunduse noorte kätte. Et jah, et nagu kodulehel saate erinevaid turundusvõtteid kasutada seal, siin on link ka minu descriptionis, kuidas te saate siit edasi minna. Ja siis ma tahaksin veel lisada seda, et hirmsasti vabandan, et ma pole siin vahepeal nagu videosse postitanud. Ma olen 10 korda rohkem filminud, aga 10 korda vähem uploadinud. Ja mul tuli 20k subscriberit ka täis. Aitäh teile. Ma arvan, et siit ma lõpetangi selle video ära. Siin tuleb küsimus teile, palun vastake sellele. Ja hashtag Martis Laapins lahkub.